Öeldakse, et me elame fantastilisel kuumpärade ajastul. Viimasel ajal on ka erinevad autotootjad toonud avalikkuse ette oma GTI mudelid, nagu ka Peugeot. Viimasel ajal on niinimetatud GTI mudelid jagunenud kahte erinevasse rühma. Ühed, kes paugutavad uksi ja nõuavad endale kiireima esiveolise tiitlit ja teised, kes loovad natukene kärtsuma iseloomuga mudeleid, näiteks nagu see GTI-gi. Tootja on leidnud, et selle kuumaverelise 308 välimus võiks olla natukene konservatiivsem ja erinevalt Type R-ist ei ole see üle külvatud erinevate spoilerite ja splitteritega. Peugeot on oma sportlike mudelite valiku eriti laiaks ajanud. Mõni aeg tagasi testisime GT mudelit, mis oli natukene pehmum võrreldes sellega. Ja ega nüüd selle uue GTI-gagi nii lihtsalt lähe. Seda on võimalik saada kahes erinevas võimsuses. Mootoriks on mõlema puhul täpselt üks sama 1,6 liitrine rida 4 turbobensiinimootor ja see arendab kas 184 kilovatti või 200 kilovatti. Jah, te kuulsite õigesti. 1,6 liitrist mootorist 200 kilovatti on päris hea näitaja. Kõikidele mudelitele tuleb loomulikult ka 6-käiguline manuaalkast ja esirattavedu, aga võimsama mudeli eest tuleb maksta 3000 eurot rohkem. Ja see tekitab küsimuse, kas see on ikka seda väärt. Räägin ka lahti, mis selle lisa 3000 euro eest saab. Esiteks saab siia Torseni difri, mis on ülioluline võimsa esiveolise puhul, sest ilma selleta kärsatakse need rehvid lihtsalt koha peal ära. Teiseks saab need 19-tollised suured väljed, mis on muide kergemad kui tavalise mudeli 18-tollised väljed, 2 kilogrammi täpsemalt. Ja muidugi on ka siin peal natukene nakkuvamad rehvid, siis suured pidurid ja väidetavalt need pidurid pidid olema täpselt samad, mis Type R-ilgi. Ja siis natukene toekamad istmed ja need, kes armastavad natukene edevust, saavad sellise värvilahenduse, kus tagumine ots on must ja esimene ots on punane. Tagaosas reedab GTI olemust punane GTI kiri ja selline difuusor, kuhu külge on integreeritud 2 summuti otsa. Endiselt on auto praktiline ja pagasiruum on 470 liitrit kuni 1309 liitrit. Lisaks on siin olemas ka suusaluuk, et saaksite näiteks oma suuski vedada. Ja kõige suuremaks miinuseks on see, et te ei saa oma kotte siia kinnitada. Ja kiirem sõit poest tagasi tähendab seda, et siin pagasiruumis on koogel-moogel. 308 GTI tagaistmel on täiesti piisavalt ruumi. Minu jalad on nüüd selle istme sees natukene, aga kui ma need arki ajan, on siin piisavalt palju ruumi. Muide, siia mahub 3 inimest ja erinevalt mõnest mudelist on ka siin ilusti käetugi olemas. Nagu ma ütlesin juba, saab võimsam mudel endale natukene toekamad istmed kui lahjem mudel. Ja siin need on. Kahjuks pean ütlema, et minu õlad siia sisse kõige paremini ei mahu, aga see eest toetavad need mind nii hästi, et ma siit küll välja ei kuku. Lisaks on ka veel see hea, et kui te olete tulnud väsitavalt rajapäevalt, saate oma alaselga masseerida, sellepärast et need istmed sisaldavad ka massaaži funktsiooni. Võib-olla kõige suuremaks miinuseks saaks öelda seda, et see istumisasend on ikkagi suhteliselt kõrge ja ootaks natukene madalamat istumisasendit. Aga see eest on juhil jälle käsutuses eriti väikene rool, mis on pigem isegi juba kaardimõõtu. Natukene GTI interiörist veel. Selle sisemus on väga sarnane täiesti tavalise 308-ga, lihtsalt siin on veidikene rohkem punast ja musta, et luua siis natukene parem sportlik feeling. Sellel autol on olemas ka sportrežiim ja see muudab näidikute ploki valgevalgustuse veripunaseks. Jah, ma olen sellega nõus, et nüüd ei ole enam võimalik eristada piira ja asukohta, aga selle auto puhul suurt vahet ei ole, sellepärast et see tahomeetri seier läheb niikuinii põhja. 308 GTI konkurentideks võiks pidada Megane RS-i ja Alfa Romeo Giulietta QV-d, sellepärast et need mõlemad pakuvad väga sarnast dünaamikat. Aga see auto on natukene selline vanakooli auto. Käiguvahetustel on tunda sellist mehaanilist lülitavust ja on samuti ka kuulda, kui need käigud sisse lähevad. Ja teiseks kogu see roolimehhanism ja kogu see veedrustus töötab ikkagi sellise vanakooli kiire GTI moodi. Ehk siis, kui kiirendad, hakkab rool ikkagi teed otsima ja külmaga ja libedaga
hakkavad esirattad ka päris kiiresti tühja käima. Mis puudutab selle auto mürataset, siis olgem ausad, et enamus GTI mudelid on ikkagi natukene mürarikkad ja seda tänu sellele, et siin on ka suured rattad all. Vedrustus on kohati nii jäik, et see loeb isegi üles igasugused teekatte märgistused, aga samas ei ole see vedrustus nüüd nii jäik, et see raputaks kogu teie sisikonna segamini. Kuna 308 GTI mootor on liigikaaslastega võrreldes töömahult väiksem, on ka see auto natukene ökonoomsem. Tehas lubab 6-liitrist kütusekulu näitu 100 kilomeetri peale ja mina sain 7,5 ja täiesti mõistliku sõidu puhul, kui auto on sõitnud pea 3000 kilomeetrit. Nagu ma ütlesin, saab 308 GTI osta kahes erinevas võimsuses ja sellest ka kujuneb hind. Soodsam on 26 900 ja võimsam 3000 kallim. Aga selle eest on sellel autol ka baasvarustuses kõik ja olemas, seega need inimesed, kes tahavad teada, palju meie see proovisõidumudel maksab, siis lisage sellele kallimale veel paar tuhat eurot, sellepärast et siin on alarmsüsteem ja siis see erivärv. Aga tegelikult on see auto päris luistakas ja sellele meeldib mängida. Kui nüüd kõik kontrollid välja lükata, ärkab see auto ellu ja on väga fantastiline. Ja see ongi võib-olla üks selline asi, mis selliste GTI mudelite puhul peabki olemas olema. Seega on 308 väga hea ja mõnus igapäeva kasutuses olev sportlik auto, mida saab ka vahel rajale tuulutama viia.